Täna on meile külla tulnud Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Viru Keskhaigla psühhiaater, unearst ja psühhoterapeut dr. Tuuliki Hiion. Ta on olnud psühhiaater, unemeditsiini spetsialist ja psühhoterapeut üle 20 aasta. Dr. Hiion on Eesti unemeditsiini seltsi asutajaliige. Dr. Tuuliki Hiioni südameasjaks on olnud juba pikki aastaid arendada unemeditsiini eriala ja sõna võtta une- ja vaimse tervise teemadel. Lai kogemuste pagas aitab tal näha inimest kui tervikut ja valida igaühe aitamiseks just sobiv meetod. Dr. Hiion, milline on unehäirete olukord Eestis ja mujal maailmas? No, umbes pooltel täiskasvanutest on tänapäeval mõne unehäirega tegu. See võib olla vähemal moel, aga tõesti 10-20% on siis tegelikult ikkagi unehäirete all kannatajad ja unemeditsiinis unehäirete puhul peamegi silmas nii unetust kui ka uneapnoed, rahutud jalad erinevad, seal on 6 erinevat gruppi häireid ja probleemiks on see, et neid on sageli ka diagnoosimata. Miks see unehäirete probleem nii drastiliselt aastatega kasvab? Ma arvan, et üks osa on see, et unehäireid varem ka ei diagnoositud, et nad on selles tsiviliseeritud maailmas ja meie elustiili arvestades on süvenenud, aga ilmselt varasematel aastakümnetel sellest lihtsalt ei räägitud, aga nüüd oma sellise umbes 20-aastase unemeditsiini karjääri jooksul ma olen ka näinud, kuidas unemeditsiini seltsid on teinud tohutut tööd, et teadvustada kogu seda une ja vaimse tervisega seotud infot. Nii et osa on see ikkagi nagu üle kogu maailma laienenud suurem tähelepanu vaimsele tervisele ja unehäirete teemale üldse, mis on ikkagi nagu ikkagi tavaliselt paljude inimeste paljude aastate töö tulemus. Aga asja teine osa on see, et stress ja ülekoormus on ilmselt muutunud elukeskkond ja ka võib-olla muutunud perekondlikud suhted või peresüsteemid on ikkagi need, mis on muutunud. Ja üks osa asjast on see, et tsiviliseeritud maailm sööb väga palju teistmoodi ja siit on ka kaalu ja hambumuse mitmed probleemid, mis nüüd näiteks uneapnoe, laste uneapnoe teemad siis ka on palju muutnud. Selleks, et Eesti inimesi kimbutavad unehäired, räägitakse ka üha enam vaimse tervise probleemidest, mis kimbutavad just üha nooremat vanusegruppi. Doktor, kuidas on seotud unehäired ja vaimne tervis omavahel? Et on hästi teada, et unehäired kindlasti halvendavad inimeste vaimset tervist, et see on olemas laste uuringud, kus on nagu selgelt näidatud, et see seos lapse häiritud une või ebapiisava une ja tema halvema emotsionaalse toimetuleku ja kohastumise vahel need mõjud on pikaaegsed. Nii et need algavad juba lapse east. Nii et unehäire kindlasti, eriti kui see unehäire jääb püsima, siis see pika peale mõjutab vaimset tervist ja osad unehäired nagu uneapnoe näiteks mõjutavad siis ka kehalist tervist. Ja kui me võtame siin näiteks rahutud jalad, mis võib alata lapse eas, siis kuna see häirib und ja igasugust siis toimetulekut ja põhjustab väsimust, siis nii kehalist kui vaimset tervist oluliselt. Kui kiiresti kujuneb välja krooniline unetus ja milliseid tagajärgi toob endaga kaasa selle tähelepanuta jätmine väliselt tervel inimesel?
No see, kui kiiresti unetus välja kujuneb, on nagu äärmiselt erinev, et õnneks on enamus inimesi neid, kellel mingi lühiajaline unetuse periood, mis on väga sage, enamasti stressiga seonduv või mõne haigestumisega seonduv, läheb kiiresti kergesti mööda, aga on siis teatud protsent neid, kellel võib-olla mõnede eelnevate nähtustega seoses näiteks millised on inimese hoiakud ja näiteks on ju selline täiuslikkuse taotlemine ja ka võib-olla siis magamises täiuslikkuse taotlemine või negatiivne afektiivsus. Ühesõnaga võivad olla teatud jooned, mis siis pigem toetavad seda, et see unetus jääb püsima ja kujuneb välja. Nii et aga kui kiiresti see toimub, seda on raske öelda, et see võib võtta aastaid aga et probleemiks saab unetus siis, kui ta ikkagi tekib juba selline krooniliselt päevane väsimus ja toimetulekuhäired. Lugesin hiljuti ühte teie artiklit, kus te tõite välja, et isegi kuni üle 50% inimestest ei teadvusta endale oma unehäiret. Kui nüüd meie vaataja mõtleb siin, et kas tal võib ka olla unehäire, siis millised on need välised tundemärgid, mille järgi inimene saaks hinnata endal, kas tal on unehäire või mitte? Kui me räägime sellest unehäirest nagu unetus, siis unetuse puhul tõesti, et kas see häirib, siis üldiselt on see päevase toimetuleku halvenemine, et päevane väsimus, et siis, aga et kui ei suudeta uinuda soovitud aja jooksul, poole tunni jooksul reeglina või ärgatakse korduvalt öösel, ärgatakse reeglina liiga vara ja sellega käib siis päevane üks või teine tegevuse häiritus kaasa, et siis see on ilmselt juba välja kujunenud unetus ja kui sellised lihtsamad tegevused ei aita seda muuta või enam ei aita muuta sellised lihtsad asjad, mida une parandamiseks soovitatakse, see võib olla välja kujunenud unetus. Aga uneapnoe on jällegi selline huvitav häire, et tegelikult ärkvel oleval inimesel praktiliselt ei ole võimalik kindlaks teha, kas tal tegelikult ikkagi on uneapnoe. Et kõrva-nina-kurguarstid küll vaatavad kurku ja näevad seal teatud nähtusi, seal on märke, mille puhul võib järeldada, aga uneapnoe tegelikult on häire, mille diagnoos selgub ainult uneuuringul. Uneapnoe kaebused võivad olla hoopis teist masti ja neid ongi aastakümneid peetud lihtsalt mingiks kehaliseks häireks. Näiteks on tüüpiline komplekt siis hüpertensioon, suhkurtõbi või kaalutõus, väsimuse või mäluhäire või meeleoluhäire kujunemine, et kui need on samal inimesel, siis nagu uneapnoe on üsna tõenäoline. Rahutute jalgade sümptomaatika jällegi on hästi teada, aga selleks tasub võib-olla natuke sirvida meie ravijuhend EE leheküljel olevat Eesti täiskasvanute unehäirete diagnostikajuhist, kus on tegelikult need sümptomid toodud. Nii et rahutud jalad on siis selline unehäire, mis sageli ka unetust põhjustab ja jääb diagnoosita. Doktor Hiion, millised on teie praktikas kõige efektiivsemad unehügieeni soovitused, mis teie patsiente on kõige rohkem aidanud? Ma pean ütlema, et tuleb teha väga mitut asja samal ajal, nii et sageli need unetud, kes jõuavad siis nüüd unekeskusesse Tartus või vaimse tervise vastuvõtule siis ka Ida-Viru Keskhaiglas või mujal, nad on ikkagi ise kõik asjad juba ära proovinud, nii et nad võivad olla ka üsna skeptilised selles suhtes, mida üldse saab teha. Ja nii et tegelikult siin ongi, mida me teeme, on see, et me ikkagi ka alustame kõigi teiste häirete välistamisest või kinnitamisest, nii et on need ja siin on tohutu suur osa siis perearsti tööl, et kes on kehalised häired võib-olla siis juba katsunud välistada, nii et me tegelikult välistame ka uneapnoed, kontrollime, kas on rahutud jalad ja nii et see ja kas on meeleoluhäire, ärevushäire, nii et tegelikult see unetusega tegelemine on siis nagu paralleelselt sellele, aga kõige efektiivsem unetuse ravimeetod on voodisoleku aja piiramine.
Kas lisaks unehügieeni soovitustele võib unehäiretega inimene saada tuge ka apteegiriiulilt? Kui me räägime nüüd unetusest, mis võib-olla ei ole veel päris krooniliseks unetuseks kujunenud, kui see on niisugune ajutine stressil rajaneb une halvenemine, siis esimesed asjad on siis liikumine ja toitumine ja päevane koormus üle vaadata, aga tõesti nendel juhtudel, kus tegu on stressiga, tegelikult ärevuse tõusuga, siis tõenäoliselt ja kui ei ole hetkel muud võimalust või võimekust selle stressiga toime tulla, siis jah, sellised lühiajaliselt tõenäoliselt need rahustavad taimsed preparaadid, mis siis sageli koosnevad humalast, kannatuslillest, võib-olla viirpuust, balderianist, et need osadel inimestel aitavad rahuneda, mis tähendab ka, et võib olla kergem siis uinuda. Teistel inimestel jällegi need asjad ei mõjuta millegipärast üldse, see on nagu hane selga vesi, nii et aga alati saab proovida, aga tõenäoliselt selliste igasuguste rahustavate ainete mõju paari nädala jooksul väheneb, nii et meie peame väga vajalikuks veel mõnede toimetulekuoskuste õppimist siia juurde. Ja teine asi nüüd melatoniin, mis on apteegis saadav, et melatoniin on aine, mida keha ise teeb pimedal ajal ja mis ütleb kehale siis, et nüüd on pime, nüüd tee neid asju, mida sinu liik siis pimedal ajal teeb ja see võiks olla magamine. Aga melatoniin osadel inimestel tõesti ka und soodustab, teistel üldse mitte. Melatoniin on und, kui seda õhtul sisse võtta, siis ta toob ka und varasemaks, nii et melatoniini nagu selline tõeline kasu ilmneb nendel juhtudel, kus on tegu une ärkveloleku rütmi häiretega, kus see on hiline uni, kus see on vahetustega töö, kus su unerütm on muutunud ja sa pead seda uuesti nagu paika panema teisele ajale, siis sa võid selle muutuse ajal võtta melatoniini sisse, et kiiremini uinuda, aga nii et melatoniin jällegi ka sobib igasugustesse raviskeemidesse, nagu näiteks depressiooni puhul, seda võib alati proovida, aga see rütmi muutev mõju tuleb alles 2 nädalaga. Annused tõesti võivad olla väga, väga erinevad, aga peab ka lihtsalt teadma, et võib-olla pooltel inimestelt absoluutselt tund ei soodusta. Nii et nagu kõigi vahenditega, ravimitega on ju sama lugu, et tegelikult kõigile nad ei sobi, kõiki nad ei aita ja siis tuleb rahulikult siis minna järgmise abiviisi saama. Kui rääkida melatoniinist, siis millises annuses ja kui pikalt peaks seda tarvitama, et parandada unekvaliteeti? Et kui me oletame, et melatoniin sobis antud inimesele, et siis toimet võiks oodata 2 nädala jooksul vähemalt, sest et melatoniini see on faasi muutev või unerütmi muutev toime võib tulla veel 2 nädala jooksul. Nii et see kuur ise võib olla siis võib-olla kuuse pikkusega, et need kuuri pikkusi ei ole ka määratud, aga kindlasti kuur ei peaks lihtsalt jääma kestma, seda võiks püüda lõpetada ikkagi ise ja kui unetus taastub, siis tõenäoliselt peaks abi otsima edasi. Aga annused on siis poolest 1 milligrammist kuni 6 milligrammini umbes, nii et need on väga erinevad ja erinevatel inimestel sobivad erinevad annused ja samamoodi on siis olemas siis pikatoimelisi ja lühitoimelise variante, et sealt samamoodi peaks endale valima siis, mis rohkem sobib. Nii et ja kogu see mõju on äärmiselt individuaalne. Doktor, millise lisaväärtuse võiksid anda melatoniinile rahvameditsiinist tuntud balderian ja meliss? Nii et kui need 2 asja kokku panna, siis kui melatoniin on siis tegelikult seda unerütmi muutev aine ja sobib nendele, kellel
on siis midagi puudu just selle une rütmi reguleerumisel või see uni on hilisem ja teda on vaja varasemaks tuua, siis Balderian ja Meliss annavad ilmselt rahustava toime juurde, nii et see võib siis nendel juhtudel, kus tegu on ka sellise stressi või ärksuse tõusuga, leebelt aidata siis ka rahuneda lisaks siis unerütmi toetamisele. Doktor Hiion, millised oleksid teie arvates 3 kõige tähtsamat soovitust, mida iga inimene peaks järgima, et vältida unehäire väljakujunemist ja sellest tekkivaid probleeme enda vaimsele tervisele? Ma kõigepealt pean ikkagi ütlema, et ma kunagi ei anna sellist 3 soovitust tegelikult, nii et nagu ma ütlesin, et see, mida me tegelikult teeme, et me teeme väga mitut asja samal ajal. Aga kui me räägime siis unetusest nüüd, et me mängime praegu, et meil on isoleeritud unetusega just tegu, siis kõigepealt on ära paanitse, ära kindlasti seira oma und liiga palju, lühenda oma voodisoleku aega ja vaata üle, kui palju sa liigud ja vaata üle oma toitumine. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh!